tere hea vaataja! Venemaa majandus on langemas või sisenemas stagnatsiooni ja nafta- ja gaasitulude langus sunnib müüma keskpanga kullareserve. Millised saavad olema mõjud geopoliitikale ja tulevikule ning millised saavad olema mõjud kullaturule, selles videos räägimegi. Selle aasta jaanuaris alustas Venemaa keskpank kullareservide müügiga. Jaanuaris müüs keskpank 9,3 tonni kulda. Et viimaste aastakümnete lõikes on see sisuliselt pretsedenditu, kõige suurem kuine müük, mis Venemaa keskpank on teinud. Ja kui vaadata jaanuari hindu, siis selle väärtus on umbes 1,4 miljardit dollarit. Võrdluseks võib välja tuua näiteks selle, et Venemaa nafta- ja gaasitulud olid jaanuaris umbes seal 5-6 miljardi dollari juures. See on oluline muutus selle tõttu, et viimastel aastakümnetel on keskpank olnud pigem ostupoolel, et Venemaa on väga kiiresti tegelikult alates aastast 2001 oma kullareserve suurendanud. Ja sellel sajandil on olnud Venemaa keskpank ametlikult kõige suurem kullaostja kõikide keskpankade seas. Ja kullaostud kiirenesid pärast Krimmi okupeerimist ja praeguseks on keskpanga reservidest 2318 tonni kulda. See on 5. kohal maailmas USA, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa järel. Ja oluline muutus on ka see, et varem müüdi kulda rahvusliku heaolufondi kaudu, mis sisuliselt on nagu riiklik investeerimisfond Venemaal, kuhu kogutakse põhimõtteliselt nafta ja gaasi pealt saadud tulude raha ja investeeritakse seda raha. Enne sõda oli selles fondis 406 tonni ja praeguseks on langenud see 173 tonnini, ehk sisuliselt 60%. Siin on näha ka Venemaa kullareserve alates 2010 aastast ja siin on hästi näha, et 2010 need olid kuskil pealt 600 juures, vaikselt kasvasid ja kui Krimm okupeeriti aastal 2014, mis oli kuskil siin, siis tegelikult see kasvutempo kiirenes. Et Venemaa juba valmistas rahanduslikult ennast rohkem kui 10 aastat tagasi ette. Selleks, et nende eurodes või dollarites nomineeritud varad võidakse külmutada. Siin on näha aastatel 2000 kuni 2024, et millised keskpangad on kõige rohkem kulda ostnud. Ja Venemaa on selle edetabeli tipus ligi 2000 tonniga. Teisel kohal on Hiina 1885 tonni. Aga arvatakse, et Hiina ostud võivad olla sellest 2, 3, 4 korda suuremad. Kui mina peaksin panustama raha selle peale, siis ma tõstaks reaalsuses Hiina Venemaast ette. Et arvatavasti Hiina kullareservid on palju suuremad, kui nad raporteerivad. Seal on väga palju tõendeid, mis sellele viitavad. India on 3. kohal, Türgi on 4. kohal ja mis on huvitav, et nüüd selles videos need riigid tulevad väga palju ette. Et Venemaa on nendest 3 riigist järjest rohkem majanduslikult sõltuvuses. Ja oluline on ka märkida, et sanktsioonide tõttu ei saa Londoni või New Yorgi kullaturule Venemaa kulda müüa. Tõenäoliselt müüakse seda mingil määral allahindlusega, kas Shanghai börsil, Hiinale, Türgile, Indiale, kõigile neile riikidele, kes seal edetabeli tipus ka olid kullaostudelt. Ja keskpanga reservide müük on nii-öelda viimase kaitseliini kasutamine. Et riigi võla suurendamine ja rahvusliku fondi varade müük on tegelikult rahanduslikult sellele eelnev kaitseliin. Et pigem müüakse kõigepealt sellest riiklikust investeerimisfondist või võetakse laenu, kui et hakatakse keskpanga reserve müüma, sest keskpanga reservid on nagu selline viimane kaitseliin. Ta on põhimõtteliselt sellise monetaarse või rahandusliku stabiilsuse tagaja. Ja selle tõttu sealt hakatakse kõige viimasena neid reserve likvideerima selleks, et sõda rahastada. Ja kuna see on viimane kaitseliin, siis keskpanga reservide müük viitab sellele, et on selline akuutne rahapuudus ja finantsolukord on riigis halvenemas. Peamiseks põhjuseks, miks tõenäoliselt ollakse sunnitud kullareserve müüma, on naftatulu langus. Esiteks Venemaa eelarve sõltub väga-väga tugevalt nafta- ja gaasituludest, paljud teist tõenäoliselt seda teavad, ja nafta hinnalangus vähendas mullutulusid
24% ja ka maagaasi hind on alla tulnud eelmise aasta tippudest. Ja uuel aastal on siis eelmise aasta sama ajaga võrreldes langenud nafta ja gaasitulud poole võrra. Aga mahud on siis samal ajal sõjaeelse tasemega kasvanud. Kuidas see siis võimalik, et tulud langevad? See on võimalik tänu sellele, et nafta hind on päris palju langenud ja lisaks sellele on suurenenud ka globaalsete hindade ja Venemaa hindade hinnavahe. Ehk siis Venemaa müüb palju odavamalt oma naftat kui teised riigid. Lisaks sellele on Venemaa väga suures sõltuvuses 3 riigist, Hiinast, Indiast ja Türgist. 90% umbes Venemaa naftast läheb siis nendesse riikidesse selle CREA, selle organisatsiooni andmetel. Ja nüüd aasta lõpus kehtestasid nii Euroopa Liit kui USA uue sanktsioonide paketi, mille alla läksid siis Venemaa energiaettevõtted Lukoil ja Rosneft. Lisaks sellele on India ostud märkimisväärselt vähenenud, sellepärast et USA pani üheks tingimuseks, et India ostaks vähem Venemaa naftat, kui nad tahavad madalamaid tariife USA käest saada. Lisaks sellele on sanktsioneerima hakatud seda energia ekspordi infrastruktuuri. Seni on tegelikult paljud lääne ettevõtted peamiselt Maltalt, Küproselt ja nii edasi aidanud Venemaal naftat eksportida. Ja Venemaa on suuresti sõltunud varilaevastikust ehk siis vale lipu all nafta eksportimisest. Ja sellest hinnavahest annab meile märku siis see, et kui palju maksab Uuralite nafta ja Novorossijski nafta ja kui palju maksab siis Brenti toornafta, mis on siis selline globaalne hinnamõõdik. Praegu näiteks Brent kaupleb $72 juures, Uuralite nafta on samal ajal ainult $42 ja Novorossijskis $40. Et nagu näha, siis see hinnavahe on kuskil $30. See oli vahepeal seal $10-15 juures, et see hinnakäärid on nagu suurenenud, ehk siis Venemaa nafta hind on langenud palju kiiremini kui Brenti toornafta hind. Ja Venemaa maagaasi puhul on allahindlus umbes seal 25-40%. Siin on näha siis nafta hinda alates 2022. Siin algas siis sõda ja pärast seda on siis nafta hind olnud tegelikult langustrendis. Ja selle aja jooksul on siis Brenti toornafta kukkunud 40%. Muidugi nüüd on tõenäoliselt nafta hind uuel nädalal tõusmas, sellepärast et USA ründas Iraani ja arvatavasti see tõstab küllaltki järsult nafta hinda. Ja see nafta hinna langus siis vähendab Venemaa tulusid. Siin on siis näha seda CREA kodulehte ja siin on kirjas, et kui palju Venemaa saab miljonites eurodes päevas erinevate toorainete naftatoodete veeldatud maagaasi eest. Ja nagu näha, siis see 2025 on siis tumesinisega siin. Ja kui eelmisel aastal siin ületas vahepeal 300 miljoni piiri, siis praeguseks see on langenud alla 200 miljoni. Ja siin on ka näha, et kuivõrd sõltuvuses on Venemaa Hiinast, Indiast ja Türgist. Siin on näiteks kivisöe eksport, enamus läheb Hiina, Indiasse, Türgisse, nafta eksport, sisuliselt kõik läheb Türgi, India ja Hiina. Ja nüüd India tegelikult Venemaa nafta impordi mahud on seal mingi poole võrra langenud, et kui vahepeal imporditi kuskil 30-40% kogu Venemaa nafta ekspordist, siis nüüd on see umbes poole võrra vähenenud. Et Venemaal on järjest vähem neid riike, kuhu nad saavad naftat müüa ja järjest suurem sõltuvus on siis Hiinast. Siin on siis üks Bloombergi artikkel, kus on näidatud ära, et kui palju on Venemaa nafta odavam ülemaailmsest nafta hinnast. Ja siin on see graafik siis eelmise aasta lõpus siin või ütleme eelmise aasta oktoobris, novembris oli see hinnavahe seal $12-13 ja pärast uute sanktsioonide kehtestamist siis see hinnavahe järsult hakkas suurenema ja peamiselt selle tõttu ka, et India ei taha enam osta Venemaa naftat. Ja üldiselt siis riik prognoosib nafta ja gaasi tuludeks sellel aastal $116 miljardit. Jaanuaris oli seal kuskil 6 miljardi juures, et kui me korrutame selle 12-ga, siis me saame mingi 70 miljardit, et praegu ollakse sellest tempost tunduvalt maas ja arvataksegi siis, et see tegelik number võib kujuneda kuskil $15-40 miljardit väiksemaks. Ehk siis Venemaa eelarves tekib siuke suur auk. Aga kui siis jaanuari kullamüügi tempoga jätkatakse, saadakse lisatulu umbes $16 miljardit see aasta siis. Ja võrdlusena võib välja tuua, et Venemaa sõjakulutused on juba $162 miljardit. Ehk siis sõja peale tegelikult kulub neil rohkem raha, kui nad saavad
saavad nafta ja gaasi pealt tulu. Vaatame siis ka Venemaa majanduse seisu. Venemaa majandus on siis pärast suhteliselt kiiret kasvu aastatel 2023 ja 2004 nüüd stagneerumas või isegi sisenemas langusesse. Siin on siis näha Venemaa majanduskasvu kvartaalselt alates aastast 2020. Ja nagu näha, siis Ukraina sõja alguses majandus hakkas küllalt kiiresti siin kukkuma, aga siis toimus taastumine ja tegelikult aastatel 2023 ja 2024 tegelikult siin Venemaa majandus kasvas siin mingi 4 või 5% aastas. Ja see valmistas väga paljudele üllatuse, et kuidas saab Venemaa majandus kasvada, et Swiftist lülitati Venemaa välja, ettevõtted kõik läksid Venemaalt minema, et kuidas siis Venemaa majandus sai kasvada. Peamiselt Venemaa majandus kasvas siis sõjamajanduse arvelt, kus siis valitsuse sõjakulutustest sai peamine majanduskasvu allikas. Lisaks sellele hakkasid siis Venemaal inimesed välismaale paigutatud kapitali riiki tooma. Kuna Venemaa välisvaluuta reservid siis külmutati, siis inimesed vaatasid, et et meil on ka kapital välisriikidest, et võib-olla hakatakse siis eraisikute kapitali ka kuidagi sanktsioneerima ja siis hakati seda kapitali riiki tagasi tooma, mis siis suurendas pankade hoiuseid järsult ja mis omakorda siis suurendas laenamist ja see tõi kaasa siis aastatel 2021 kuni 2025 rahamassi kahekordistumise. Ja kui sa järsult välismaalt kapitali riiki tood ja pangad siis laenudega seda ka võimendavad, siis ongi nii, et kui sa süstid järsku majandusse suure hulga raha, siis ta elavdabki seda majandust. Aga see on siis nagu lühiajaline mõju. Ja kuna siis sõjakulutused kasvasid, likviidsus kasvas ja samal ajal ka tööjõupuudusest tulenes palgakasv, siis tarbimiskulutused hakkasid ka suurenema ja see oli ka üks põhjustest, miks siis 23-24 Venemaa majandus nii kiiresti kasvas tegelikult, vaatamata nendele sanktsioonidele. Peamiselt said sellest siis kasu sõjatööstusega seotud inimesed, teised kannatasid suuresti sanktsioonide ja kõrgemate intresside tõttu ja peamiselt kannatasid siis väiksema ja keskmise suurusega ärid ja ka keskklass. Aastal 2025 siis majanduskasv hakkas kiiresti jahenema, et aastal 2025 siin on näha, kuidas majanduskasv aeglustub ja nüüd arvatakse, et viimases kvartalis, mille andmeid ei ole veel välja tulnud, langes majandus seal 0,5%. Ja uueks aastaks, siis aastaks 2026 prognoositakse seal kuskil 0,6 kuni mingi 0,1% majanduskasvu, aga täiesti võimalik, et Venemaa majandus langeb edasi. Muidugi Venemaa majanduse jaoks on probleem ka see, et intressimäärad püsivad väga kõrgel, et siin 15% juures on keskpanga intressimäär ja lisaks sellele inflatsioon püsib kõrge, et eelmine aasta seal oli 10% juures inflatsiooni tipp ja sõja alguses oli siis peaaegu 20% juures inflatsioon ja intressimäärad lükati siis 20% juurde. Siis hakati intressimäärasid alla tooma, mis on siis see tumesinise joonega siin ja inflatsioon hakkas siis tegelikult uuesti kiirenema 2023 ja siis hakati intressimäärasid uuesti tõstma. Et praegu on Venemaa majanduses piirab investeeringuid just nimelt see kõrge intressimäär. Mõelge, kui te peaks, ma ei tea, laenu eest maksma aastas 15 või 20% intresse, see on sisuliselt krediitkaardi intress. Ja riik peab praegu maksma näiteks 10 aastaks laenu võtmisel 14% intressi. Ja kuigi Venemaa riigivõlg on suhteliselt madal, siis see kõrge intressimäär ikkagi tähendab, et nende intressimaksed riigivõla pealt on ikkagi küllaltki suured. Et kuigi see trend on nagu praegu alla, et stabiliseerumise suunas, siis ei ole üldse garanteeritud, et see trend nagu edasi läheb alla, sellepärast, et kui see intressimäärasid kiiresti langetad, siis see inflatsiooni tempo võib jälle hakata kasvama, nii nagu ta kasvas siis aastal 2023. Siin on siis näha, kuidas kulla hind on rublas alates 2017 aastast muutunud, et siin 2017 oli umbes 75 000 rubla juures ja praeguseks on siis kasvanud 400 000 rublani. Mis siis saab tulevikus ja kuidas kullareservide müük võiks kullaturgu mõjutada? Kuna siis eelarveline surve püsib, nagu me nendest numbritest nägime ja Venemaa eelarve puudujääk seal arvatakse võib ulatuda seal 3%-ni, 4%-ni, 5%-ni see aasta, olenevalt sellest, palju naftatulud saavad olema või nafta- ja gaasitulud saavad olema.
kuna see puudujääk on suur, siis on arvestatav tõenäosus, et kulla müügiga jätkatakse. Samal ajal on siis kulla müük samm, mida püütakse vältida ja kasutada äärmisel vajadusel, eelkõige siis keskpanga kullareservide müük, kuna keskpanga reservid siis tagavad niisugust monetaarset või rahanduslikku stabiilsust. Kui Venemaa müüb näiteks kulda edaspidi ka 10 tonni kuus ja kulla hind jätkab niisugust stabiilset kasvu, siis aastaga see tooks sisse umbes $20 miljardit või isegi seal $25 miljardit. Ja see kataks siis ära suurema osa nafta- ja gaasitulude langusest. Ja Venemaa majanduse kõige suurem probleem hetkel on see, et seda võib kirjeldada niimoodi, et Venemaa majanduse lihas nagu sööb iseennast. Ja seda siis kirjeldas hästi üks endine Vene keskpanga nõunik. Tema artikkel on siis The Economistis üleval ja tema võrdleb siis Venemaa praegust olukorda sellega, kuidas siis lihased iseenda lihaskude hakkavad sööma. Ja mida see siis tähendab, on see, et majandust püütakse üleval hoida, aga praegu hävitatakse siis majanduse tuleviku võimekust. Ja seda võimekust hävitatakse eelkõige sellega, et majandus muudetakse aina rohkem sõjatööstusest sõltuvaks, et järjest rohkem siis ressursse ja raha suunatakse just sinna. Aga probleem on selles, et sõjatööstus ei tooda lisandväärtust majandusele, vaid pomme ja tanke, mis lõpuks hävivad. Et kui sa toodad hävitamiseks asju, siis lõppkokkuvõttes tegelikult mingit suurt lisandväärtust seal ei ole. Tankide ja pommide tootmine läheb SKP arvestusse, aga inimeste reaalset rikkusse tegelikult ei kasvata. Ainuke erand on võib-olla see, et kui sõjatööstusest tulevad mingisugused tehnoloogilised saavutused, mis jõuavad erasektorisse. Aga see mõju kindlasti ei ületa seda hävitamise mõju, mis sõjatööstusel majandusel on. Lisaks sellele siis ei treenita uusi sõjaväelasi olema produktiivne, et pigem treenitakse neid sõja jaoks ja võib-olla nad saavad surma või haavata. Ja kui nad riiki naasevad, siis pigem on vaja neile toetusi maksta. Ja sõda ei valmista neid tegelikult ette selleks, et majandusse panustada. Samas siis kohest krahhi majanduses näha ei ole. Venemaal on piisavad reservid ja piisavalt ressursid praegu. Ma arvan kuskil seal 3, 4, 5 aastat sellist sõjapidamise tempot jätkata, nagu neil praegu on. Kogu selle teema tulemuseks on siis Venemaa pidev ja aeglane majanduslihase nõrgenemine ja aina suurem sõltuvus Hiinast, Iraanist ja Kesk-Aasia riikidest. Praegu on siis India ka majanduslikult siis Venemaa toetajate seast ära kukkumas. Sisuliselt see tähendab seda, et Hiinal on väga suur jõuõlg Venemaa üle ja täiesti arvestatav võimalus, et Hiina väga suuresti kontrollib siis edaspidi Venemaa välispoliitikat. Ja hetkel on siis Venemaa läbirääkimiste jõuõlg majanduse stagnatsiooni tõttu kiiresti nõrgenemas. Et kui 2023-2024 majandus kiiresti kasvas, siis tegelikult Venemaal ei olnud otseselt põhjust minna läbirääkimiste laua taha, sest nende olukord oli küllaltki stabiilne. Aga nüüd, kui see olukord on halvenemas, siis on tõenäolisem, et nad lepivad sõja lõpetamiseks siis endale ebasoodsamate tingimustega. Kui me räägime nüüd siis kullaturule mõjust, siis jaanuari müük erilist mõju ei avalda, aga kui seda siis iga kuu jätkatakse, on samuti mõju küllaltki piiratud. Et võrdluseks võib välja tuua, et mullu oli keskpankade siis keskmine kuine netonõudlus 72 tonni. Et kui Venemaa hakkab 10 tonni kuus müüma, siis väga suurt mõju see ei avalda. Lisaks sellele ülemaailmne nõudlus oli kuus mullu üle 400 tonni ja minu hinnangul siis kulla hinna märgatavat kukkumist müügi jätkumine tõenäoliselt ei tekita. Need teised nõudlusallikad on piisavalt tugevad, et turg suudaks seda Venemaa müüki siis absorbeerida. Lisaks sellele see rahvuslik fond on ju tegelikult, millest ma video alguses rääkisin, tegelikult pidevalt viimase 4 aasta jooksul kulda müünud ja see ei ole tähendanud, et kulla hind langema hakkab. Aitäh kõigile seda videot vaatamast ja näeme juba järgmises videos.